Kui ühel ehitusel on seinad püsti ja töö kandub siseruumidesse, siis siginat-saginat on hästi palju, nii nagu siin sellelgi objektil. Ja tavapärane on, et tänapäeva majades kasutatakse põrandakütet ja põrandaküte kinnitatakse alati armatuurvõrgu külge. Kui nüüd ma suudaksin ette kujutada siin sellel objektil, et mehed tassiksid ja kraanad tõstaksid veel neid suuri metallist sarrusvõrke, siis ma ei kujuta ette, mis segadus siin sees oleks. Sellel objektil aga on lähenetud väga innovatiivselt asjale, nimelt põrandatesse paigaldatakse klaasplast armatuur. Me oleme klaasplast armatuuri müünud Eesti turul juba, ma arvan, et kuskil üle 4 aasta. Ja siis sellest aastast oleme turule toonud juba valmis võrgu rullidena. Ehk siis rullide pikkused on kuni 50 meetrit, nende laiused on kuni 2 meetrit, ehk siis ühe rulliga saate armeerida korraga kuni 50 ruutmeetrit pinda. Kui me nüüd selle pindala üritaksime panna terasarmatuuri peale, kui palju see kaaluks? Ligikaudu 100 kilo. Nii, ligikaudu 100 kilo, selle rulli sa tõid kerge vaevaga nüüd üksi siia. Ühe käega tõsta. Ja, selle rulli tõstmiseks ei ole vaja rohkem kui ühe inimese jõudu. Ja lisaks sellele terasarmatuuriga siin nendes kitsastes oludes manööverdada ilmselt see on üle mõistuse logistika. Jah, et palju räägitakse, kuidas metallarmatuuriga rikutakse juba valmis tehtud pindasid, et klaasplast armatuuriga on see võimalus küll olemas, aga see võimalus on hulka väiksem kui muidu. Aga informatsiooniks nendele ehitajatele, kes ei ole veel selle klaasplast armatuuriga kokku puutunud, kui võrrelda neid tugevust terassarrusega? Tugevused on vastavalt siis tõmbetugevusele, ehk siis 4 mm klaasplast armatuur vastab 6-sele metallarmatuurile. 6-ne klaasplast armatuur vastab 8-sele metallarmatuurile oma tugevuselt. Seda on väga hea panna. Kaitsekihid peavad selle võrra väiksemad olema, sellepärast et armatuur ei hakka roostetama seal sees. Meeletu kokkuhoid on ka ülekattetest, sellepärast et metallarmatuuril on vaja kasutada ülekatteid, aga kuna see on ühes tükis juba 50 ruutmeetrit, siis ülekatteid ei teki. Kuidas töömehed vastu võtavad? Töömehed võtavad väga hästi, nende elu teeb see kõvasti kergemaks. Armeerimine muutub kiiremaks, kokkuvõttes töökulu on väiksem, ajakulu seega on ka väiksem ja lõppkokkuvõttes võidab tööde tellija. Ja lõpetuseks tahaksin ehitajatega jagada ka enda kogemust klaasplast armatuuri kohta, et kui terasarmatuuri tuleb transportida tõepoolest järelkäruga väiksemate objektide puhul, siis klaasplast armatuuri saab tuua praktiliselt sõiduautoga ära.